Vaatame nüüd, milline info on meile kuvatud grades ehk hinnete sektsioonis. Meile on siin näidatud, millised ülesanded me oleme õpilastele esitanud ja kui palju on nende ülesannete eest võimalik maksimaalselt punkte teenida. Me näeme, millistele ülesannetele on õpilased juba vastanud ning mitu punkti nad on nende ülesannete eest teeninud. Me näeme ka, millistele ülesannetele on õpilastel veel vastamata ning mis ülesanded nad on meile küll esitanud, aga mida me ei ole veel hinnanud. Siin testi õpilasel näiteks on üks ülesanne, mis ta on esitanud, aga mida ma ei ole hinnanud. Ma saan liikuda siit otse 3 punkti peale ja valida View Submission ehk vaadata tema vastust ja siis ka see töö ära hinnata. Tegelikult on hindamise võimalus ka otse siin samas, näiteks ma saan panna siia hinde 5/5 ning ka tagastada õpilasele see hinne valides Return. Hetkel ma siiski ilma tööd nägemata seda tööd hinnata ei soovi. Kui meil on sätete all nii määratud, siis me näeme ka siin overall grade'i ehk see ei ole küll õpilase praegu koondhinne, aga see on hinne, mis põhineb tema esitatud tööde põhjal. Ehk kui Leopold on esitanud ühe töö, millega ta teenis 8 punkti 10, siis tema keskmine hinne on hetkel 80%. Samas tuleb tähele panna, et tal on veel 4 tööd esitamata. Me saame minna ka õpilase detailvaatesse, klikkides tema nime peale. Klikin näiteks Peetri nime peale ja ma näen, mitu protsenti on Peeter teeninud praeguseks esitatud tööde põhjal, millised ülesanded on tal küll esitatud, aga minu poolt hindamata, paljud on teeninud punkte mõne ülesande eest ja millised ülesanded ta veel ei ole esitanud. Vasakpoolsest menüüst on mul võimalik tema töid ka filtreerida selle põhjal, et millised töid ta on esitanud, millised tööd on tema poolt juba hinnatud ja milliste tööde tähtpäev on tegelikult juba käes, aga ta ei ole neid veel mulle esitanud. Lisaks mul on võimalik ülevalt paremast nurgast klikkida siia ümbriku ikooni peale ning saata Peetrile ka otse kiri. Kirjale saan lisada ka kokkuvõtte tema tehtud töödest.